Soojad kevadilmad ja vihm olid herned, oad, porgandid ja teised köögiviljad jõudsasti kasvama pannud. Ema andis tervelt 2 porgandipeenart minu rohida. Ema, kas ma pean seda praegu rohima? Ja harvendama ka, lisas ema. Nojah, aga... Hei Kärt, kas sa tahaksid minuga metsa kaasa tulla? Küsis vanaisa ja päästis mind tüütust tegevusest. Aga seda tingimusel, et ma õhtuks ikkagi peenrad rohitud saan. Miks sul kirves kaasas on? Pärisin vanaisalt. Me otsime nüüd ühe ilusa väikese kase, mille saame suvistepühaks tuppa viia, selgitas vanaisa. Kas me kaunistame selle ära ka, nagu jõulupuu? Ma arvan, et siiski mitte, Kärt. Aga vanaisa, kus kohast me saame sellise kase? Siin on ju kõik nii suured, need ei mahu meie elutuppa. Pealegi räägis isa mulle, et puid ei tohiks maha võtta, sest need annavad meile puhast õhku. Õige jutt. Aga vaata, Kärt, seal kraavikaldal on neid nii tihedasti koos, et kõigil neil ei ole lihtsalt ruumi suurteks puudeks kasvada. Kas me siis harvendame neid, nii nagu mina pean porgandeid harvendama? Noh, umbes nii, jah. Tagasidel puhkasime hetkeks pingil ja vanaisa ütles, et tuleval nädalal tuleme metsa kasevihtasid tegema. Ma ei tea miks, aga need peab enne jaanipäeva tehtud saama. Õhtuks oli mul peenrad rohitud ja ema aitas mul tuba kaunistada. Panime vaasidesse sirelioksi ja kevadlilli, mis veel aia sõitsesid. Kase asetasime elutuppa põrandavaasi. Sidusin okste külge mõned valged ja kollased lindid, et pidulikum oleks.